Aga inimese kui langenud olendi loomuses on see, et ei osata leida seda tasakaalu. Ja minu jaoks võib-olla üks selline küsimuse koht on see, et kui ma ise mõtlen nagu tihtipeale, et ma tahan teha asju, ma tahan nagu näha vaeva ja midagi teha hästi, midagi parandada, läheks paremaks, siis see on väga hea jõud minu meelest, mis tuleb seest poolt kuskilt selline motivatsioon. Aga teisest küljest peab vaatama, et sa sellega ei kalduks sinna, kus sa loodad ja tahad nagu saavutada seda, et sa saaksid kuidagi maa peal elu kuidagi korda teha, et oleks korras, oleks lõpuks hea, et kui kõik piisavalt hästi läbi mõelda, siis peaks ju saama niimoodi, et on päriselt hästi. Et nii ju tegelikult ei ole. Aga väga keeruline leida seda tasakaalu nende kahe nagu äärmuse vahel, kus ühest küljest sa kardad seda, et sa muutud selliseks nagu mõnes marksistlikuks maailmaparandajaks ja teisest küljest sa tahad ju pingutada ja tahad teha hästi. Aga mulle tundub, et selle jaoks peab olema nagu mingi õige eesmärgi püstitus, sest kui sa, eesmärk on õige, siis võib-olla see, kuidas ja mida teha ja millest lähtuvalt muutub ka selgemaks. Mis teie jaoks on olnud selline eesmärgi püstitus, mis aitab hoida sellist õiget meelestatust ja seda tasakaalu nende pooluste vahel? Alusta nüüd sinu. Ma võib-olla, kui ma tohiks vastusest kõrvale hiilida, et olles assotsiatsiooniga lagedale, mis selle küsimuse, mis minus, tulles kõigepealt lagedale assotsiatsiooniga, mille see küsimus minus tekitas ja võib-olla saame ka vastusele lähemale, et kuivõrd me siin Kingsnorthiga alustasime, siis ma just eile, paar viimast päeva kuulasin väga tähelepanelikult, ta tuleb välja nüüd uus raamat Against the Machine 23. septembril on Londonis esitlus, kuhu meil on ka plaanis minna kohale. Ja ta on nüüd teinud järjest vestlusi sellel teemal, raamatu siis tutvustamiseks ja müügitule kaasaaitamiseks. Ja üks väga huvitav vestlus oli tal Stephen Freeman, üks USA õigeusu preester ja täpselt Paul esitas talle täpselt sama küsimuse, mille teie mulle täna või praegust äsja. Ja enam-vähem samas, et mida teha, et täiesti, et kui ma noorena tahan maailma parandada ja teisest küljest, et ei läheks sellega ja teha. Minu ta vastas hästi, et need asjad, need on lihtsalt asjad, mida me teha saame. Anna Janus oli jälle klaas vett ja põhimõtteliselt jällegi Freeman kristlasena ütles, et ela kristlike põhimõtete järgi ja lase let God do the math. Eks, et las Jumal hoiab hoolt suure pildi eest. Et ma arvan, et ega siin ei olegi, see on see, mis ta vastas, kuidas meie oleme oma eesmärke seadnud. Mis eesmärke sa ikka väga sead selles mõttes, et 5:30 on vaja siia jõuda ja enne seda oli 3 vaja stuudiosse jõuda ja leht on vaja välja. Pole suurt aega mõeldagi nende asjade peale, et võib-olla ma jätan selle küsimuse meelde, et oli minu 5 küsimusest poolele kantsel kõrvale vingerdada. Aga see oli esimene asi, mis mul meelde tuli just see sama küsimus tegelikult, mille Paul käest seal vestluse lõpus küsis, et suur pilt ei ole meie käes, me ei kontrolli seda maailma, see on selle sama masina ideoloogiast tulenev eksiõpetus, et see on meie käes ja et see on üldse asi, mida me saame muuta, et see ei ole nii minu arvates. Siin ma olen küll juba seda, aga mis sa arvad? No ma alustaks kõigepealt sellest, et terve elu on üks suur otsimine. Et kui sa oled noorem, siis on kogemust vähem, võib-olla nagu mõnes mõttes, sul on julgust, ambitsiooni võib-olla rohkem, aga oled mingis oma kogemuste mõttes vähemalt sogasemas vees või tumedamas vees. Mida vanemaks saad oma kogemustele tuginedes, siis on lihtsam võib-olla kuidagi nagu mõtestada asju või siis ka mingeid eesmärke seada. Eesmärkide seadmisega on see oht. Me oleme mõlemad sinuga töötanud ka
suurtes ettevõtetes ja kus on ikkagi eesmärk ja selle täide saamine, et kui sa lähed sellega nagu väga rattasse, siis ongi see, et sa lõhud ära, sa ei märka mitte midagi enam ümberringi. Aga minu arust on nagu olulisem see, et igal hetkel, kui vähegi on võimalik, see maailm on täis nagu närvilisust ja hüsteeriat ja praegu paistab see eriti hästi välja. Et siis iseenda jaoks lihtsalt punkt 1, hinga rahulikult sisse-välja, et igas hetkes tasub mõelda, kas ma lähen selle hüsteeriaga kaasa või ma ei lähe hüsteeriaga kaasa. Ja siis neid asju on alati palju lihtsam rääkida, kui neid asju teha, aga teine pool on see ka, et me oleme ju emotsionaalsed inimesed ja tegelikult emotsioonid on väga head, kui neid õiges kohas rakendada, aga täpselt niisugune, et kuidagi see kire taltsutamine mingitel hetkedel, et oot, ma korraks mõtlen. Ja kui sa selle ühe hetke suudad ennast nagu maha rahustada ja siis hakata enda jaoks järjestama nagu mingid asjad, et mis on olulised asjad. Et siis ma arvan, et siis juba sa liigud ühe sammuga sinna selle tasakaalu poole, et ega see tasakaal on kogu aeg otsimine. Et ideaalseid olukordi ma arvan, et ei olegi, et otsid ja lähed, aga ma usun seda, et nagu vanema inimesena ja kogenuma inimesena lihtsalt on natukene lihtsam võib-olla see. Mis on teisest küljest teinekord jälle võib-olla ka miinus, et see noorte energia ja ägedus on jälle ka väga lahe, et me ise pooldame, meil on ju lehes ka, meie oleme siis, ütleme siis 50+ generatsiooni esindajad ja kujundajad ja fotograaf on meil, mis nad siis on, 20+ vanuses. Et sellised koostööd, kus nagu mõlemad, nagu me räägitakse, et naised ja mehed, et see balanss on tegelikult oluline, mitte nii väga selle, mis meil jälle üle võlli keerutatakse seda mitmekesisuse tähenduses, vaid lihtsalt sellepärast, et erinevad inimesed toovad erinevate nurkade alt mõtteid ja siis see kompromissi otsimine ongi tegelikult see tasakaalu otsimine. Ja noored, vanad täpselt samamoodi, et noored toovad midagi, mida juba vanemad inimesed ei suuda. Ja vanad inimesed, vana ma ei räägi nagu vana, vaid et siis kogenumad inimesed suudavad oma kogemusega võib-olla kuskil jälle siis tasakaalustada, et mul on sellised mõtted.